Ja tervist kõik Korvpalli24 portaali lugejad ja meie saate vaatajad. 3. saade Milano ligidalt eetrisse tuleb ja täna on see päev, kus EM-finaalturniirid C-alagrupis esimesed mängud käima lähevad. Ja Maksim, sina kui erikorrespondent meil siin Milanos, kes aitab Korvpalli24 asju ajada. Kuidas sina valmis oled mängudeks, kuidas koondis valmis on ja mis tundega sellele esimesele mängupäevale vastu lähed? Tere! No tõesti tore, et lõpuks on siis mängupäev kätte jõudnud ja minu arvates on koondis igati hästi mänguks valmis, et täna ka Korvpalli24.ee portaalis ilmunud artiklis, kus rääkisin Sten Sokuga, ütles ka tema, et koondise mehed on tegelikult olnud siin juba läbi suve või ütleme suve teise poole ikkagi väga stabiilsed, heas hoos, praegu on emotsioonid üleval, kui tegelikult ju palusin tal võrrelda ka 7 aasta taguse EM-iga, et siis ta ütles, et toona pidi võitmiseks ikkagi pigem mängima sellist tasakaalukat ja rahulikku korvpalli. Akadeemikute korvpalli. Jah, aga tänane koondis on võimeline juba mängima kiiret korvpalli ja loodame, et see kiire korvpall toob meile ka edu, et loomulikult avamäng kodupubliku ees saab olema raske, aga mulle tundub, et me oleme ikkagi selline hea ühtne löögirusikas ja on selliseid, ütleme siis, vaimselt tugevaid nahaalseid mängijaid, et siin keegi midagi väristama ei hakka. Kui rääkida muidugi Itaalia koondisest, siin natukene lugesin Itaalia meediat veel eile õhtul ja mida mehed on öelnud seal ja üldiselt ikkagi vaadatakse kogu turniirile Itaalia poolt, et öeldakse küll, et see kodupublik paneb neile väikse pinge peale, aga samas nad tõdevad, et nad on kõik sportlased ja spordiga käib see kaasas, nii et nad seda üle ei tähtsusta ja otseselt sellist Eesti mängu kohta väga palju kommentaare ei olnudki. Aga kui meil siin alagrupis algavad mängud täna, siis eile tegelikult juba esimesed mängud peeti ära teistes alagruppides ja mis ma ütlesin sulle, Saksamaa pani Prantsusmaa kotti. Jah, minu jaoks üllatav, aga Saksamaa samas ongi hästi mänginud. Pigem mind üllatas võib-olla, et Prantsusmaa oli üsna selline kehvake selles mängus, aga endiselt ma ka ei tagane oma selles mõttes ennustusest, et ma arvan, et Prantsusmaa siin järjest kogub hoogu, mängult läheb paremaks, et see üks kaotus siin ei mõjuta veel kuidagi nende alagrupist edasipääsu ja nende jaoks, ma arvan, selline õige lahing läheb lahti alles play-offides. Ja korvpallisõbrad kindlasti juba teavad ka, et EM juba avapäeval on alanud, no võib öelda 2 skandaaliga ikkagi, et esiteks siis Sloveenia koondisele ei jõudnud buss järele ja mehed pidid võtma takso ja sõitma taksoga saali ja ütleme nii, et sotsiaalmeedias mängijad ise olid üsna kurjad selle peale ja ma ei saa nüüd öelda, kas nad sõimasid Eurobasketit, aga panid ikkagi korralikud maksakad ära. Üllatav selline eksimus või korralagedus tõesti. Seda ootaks Itaalias siin võib-olla. Jah, ma just tahtsingi selle juurde tulla, et meil siin tegelikult on ka sellist ikkagi info puudumist, siltide puudumist, vabatahtlikud ei ole informeeritud, et siin esimesed päevad on ikkagi läinud väga-väga konarlikult ja ega seal see, ütleme, saal pole ka olnud kõige paremas seisundis või ütleme seal need olmeruumid ja WC-s siin vahepeal valgust ei ole ja vesi ei jookse ja nii edasi. Et loodame, et saavad itaallased selle turniiri korraldamisega ka siin hoo sisse tänase esimese mänguga. Ja see Mediolanum Forum suur saal, aga korralik labürint, et nagu sa ütlesid, ühtegi silti ei ole, et seal peab kuskil katakombides seiklema, et lõpuks õigesse kohta jõuda, aga vaikselt vist juba 3. korral meil hakkas see asi nii-öelda enam-vähem tööle. Jah, ja tahtsid ühest skandaalist veel rääkida? Üks skandaal veel ja legendaarne, võib vist juba nüüd öelda, legendaarne Ergin Ataman siis küsis põhimõtteliselt pärast Türgi koondise esimest mängu Gruusias, et milleks nad seal mängivad, kui tribüünil on põhimõtteliselt 100 inimest umbes, et Euroliiga ja NBA mängijad tulevad ja saavad publiku poolt sellise U18 turniiri õhkkonna, nagu ta ise ennast väljendas, et ühesõnaga ei ole Gruusias siis publikuga hästi. Tõepoolest, et Ataman ei olnud ainuke, kes seda kritiseeris, et sealt märkusi tuli teisteltki, aga ma usun, et meil siin täna seda probleemi ei tule, et
kindlasti mitte 100 ja mitte 1000 ei ole neid pealtvaatajaid, vaid ma arvan, et pigem 10 000 täna seal Mediolanum Foorumis, nii et läheb täna oodatakse täismaja ikkagi, ma sain aru, et esimene mäng Itaalia jaoks, ma mõtlen siis seda õhtust mängu, et vaevalt seal Ukraina-Suurbritannia mängul nüüd täismaja on, aga õhtune Itaalia-Eesti mäng peaks minema täismajale. Jah, et 12 700 ma vaatasin, on ametlikel andmetel neid pealtvaataja kohti, eks ei tea nüüd palju just selleks turniiriks seal nii-öelda võimaldatakse, millised tribüünid lahti on ja kuidas seatud, aga üle 10 000 inimese jah, täna ma arvan, sinna saali on oodata. Kindlasti kõik korvpallisõbrad, võtke teleka ees koht sisse ja paljud korvpallifännid kindlasti on ka Milanos tribüünidel. Aga lähme nüüd siit edasi ka Itaalia koondise juurde, et sai räägitud eile õhtuses Eesti koondise trennis abitreener Heiko Rannulaga, kellel siis teatavasti on ülesanne Eesti koondise treenerite brigaadis skautida vastaste individuaalseid oskusi või siis mängijapõhiseid asju ja tegime temaga pikema intervjuu, et Itaalia koondislastest natuke rohkem teada saada ja siit see nüüd siis tuleb. Eesti korvpallikoondise abitreener Heiko Rannula, homme Itaalia mäng ees, viimased trennid tehtud ja üks veel teha, et mis viimastes trennides plaanis on olnud? No hommikul jooksime Itaalia asju läbi, mängisime natukene kontaktiga ka mõned mängud ja õhtune oli niisugune rahulikum viskamine. Mis seisus koondis praegu on, et kõik mehed on valmis? Jaa, kõik on terved ja ma usun, et meeleolu on hea ja energiat peaks olema, nii et kindlasti EM-i esimeses mängus peame valmis olema. Räägime natuke vastasest ka, et sina oled Eesti koondises see mees treenerite brigaadis, kes skaudib siis vastaste indiviide, et räägi kõigepealt, kes Itaalias kõige suuremad staarid on, kes sinu kaustikusse kirja on läinud? Noh, ei ole kindlasti nüüd niisugune üks kindel superstaar, aga kindlasti ohtlikumad mehed on Fontecchio, Melli, kindlasti tagaliinis Spissu ja Mannion, et nemad on meie nii-öelda põhitargetid, aga noh, ma ütlen, neil on ühtlane sats ja nende kõige suurem tugevus on pigem nende kiirus ja palli liigutamine, et see on kõige suurem probleem, millega tegeleme. Oli sul Gallinari kohta ka juba skautik tehtud? Ei, ikka jah, et esimene vastane oli juba enam-vähem nagu läbi võetud, aga noh, ma arvan, Gallinari poole pealt, eks enam-vähem oli teada niikuinii, et ei olnud tegemist võõramängijaga, aga no ma arvan, et nende puhul seda kvaliteeti on piisavalt, et ühe mängija puudumine väga palju ei muuda. Kas võib öelda, et võib-olla Gallinari puudumine isegi muudab nagu Itaaliat nii-öelda ühtsemaks löögirusikuks? Jah, ma isegi arvan, et seal võib-olla Ritschil ja Dessitoril tuleb suurem roll ja nad võib-olla meile mõnes mõttes on isegi ebamugavad mängijad, aga ei, kindlasti Itaalial neid relvasid on piisavalt, et kõige tähtsam meie jaoks on seal teatud olukorrad just rünnaku poole peal, mis peab nagu maha saama, et see pall natukene seisma jääks rohkem ja rohkem võib-olla üks mäng oleks, et siis ma arvan, meil on hea võimalus. Sa tõid välja oma jutus Fontecchio, et jõuline mees tahab palju lauda minna, mängib oma mehed kas kiirusega, pikemad mehed kiirusega üle, lühikesed mehed ilmselt jõuga üle, on see nii? Jah, see on võib-olla Fontecchio iseloomustus paar aastat tagasi, et täna ta on palliga kindlasti juba enesekindlam viskaja samamoodi ka pikenrolli olukordades, et on praegu väga mitmekülgne mängija, tal on roll suurem kui varasemalt ja ütleme, luba on antud, roheline tuli on antud võtta ka raskeid viskajaid, et kindlasti tema on üks liider ja skooriliider, kellega peame kõvasti tegelema. Kui palju sa Sander Raieste abi tema skautimisel kasutasid? Väga palju ei kasutanud, et Fontecchio vastu oleme ise mänginud varasemalt ja noh, kindlasti ma Sandriga veel homme räägin läbi, aga suures pildis ma arvan, et meil enam-vähem pilt selge või noh, teada, millist tüüpi mängija on, see muidugi ei tähenda, et sellise kvaliteediga mängijatel on väga lihtne seda teha, et igal juhul see individuaalne pool on tähtis, aga meeskondlikum pool võib-olla on isegi veel tähtsam. Kas võib oodata, et äkki Raieste läheb oma endisele klubikaaslasele peale? No, eks sama positsiooni mängijad, et päris reaalne. Räägime Nicola Mellist, et number 5 positsioonil ei ole selline traditsiooniline viis, et mida temalt oodata? Noh, kes täna ütleb, milline on traditsiooniline viis, et ta on väga tark mängija, väga liikuv mängija, piisavalt füüsiline ka, ma arvan, et kindlasti suur peavalu, et hea viskaja, samas ka võimeline palli põrkesse panema ja teistele olukordi loomine, et
et see ongi see üks asi, millega me peame väga palju tegelema, et nende pick and roll rünnak maha võtta. Ja kas see Itaalia koondise võtmesõna kiirus, kas see saab alguse mängujuhtidest, Spissust ja Mannionist? Ma ei ütleks, see on täpselt siuke 5 venda väljakul, kes on võimelised kõik rünnakut alustama, pluss tagamängijad on väga head ilmapallita jooksjad just, et seal mõned mängijad isegi võib-olla kaitses natukene nii-öelda cheativad selle pealt, aga me oleme selle üle vaatanud, me teame seda ja üritame siis rohtu leida. Kas Mannion on selline nii-öelda Ameerika stiiliga tagamees, et ta enamus oma korvpallikarjääris seal mänginud, et võib nii öelda? Jah, et nad on Spissuga 2 erinevat tüüpi, et Mannion on kindlasti korvile orienteeritud väga suure energiaga mängija, kes kindlasti muudab kohe nagu mängurütmi. Spissu kindlasti on meeskondlikum, distsiplineeritum, et neil on nii-öelda 2 varianti, kuigi nad vahepeal mängivad ka koos. Et Mannion on ka samamoodi mängija, kellega peab just mängu alguses palju vaeva nägema, et enesekindlus kätte saaks. Mina ennustasin Itaaliat suisa selle alagrupi võiteks, et kas ma tegin väga rumala ennustuse? No seda näeme hiljem, aga kindlasti Itaalia, ma arvan, nad on võimelised selleks, aga täna neid ennustusi on väga raske teha. Ja viimane küsimus, homme on need tribüünid siin rahvast täis, nii Eesti fännid kui Itaalia fännid kõik kohal, et kas sul endal treenerite pingil võtab ka kõhu õõnsaks? No kindlasti, et ikkagi euroopakad minu jaoks esimesed ja võimas saal ja võimas publik, nii et kindlasti. Aitäh sulle ja edu homseks! Nii, ja Heiko Rannula intervjuu on kuulatud, aga Maksim, enne kui me läheme Itaalia mängijate juurde, ma tahaks küsida sult, et tundub, et Eesti koondise poolt scouting vastaste vastu on tehtud väga põhjalik. Mis sa arvad, kuidas itaallased meiesugust koondist skaudivad, et kas on see sama põhjalik või nemad juba tegelikult vaatavad seal Horvaatiat ja Kreekat rohkem? Mina arvan, et siin EM-il ikkagi tehakse väga põhjalik eeltöö, et tegelikult sellest rääkisin ka Sten Sokuga eile õhtul, et tema ütles ka, et võib-olla siin veel valikmängudes või kuskil seal vaadatakse ka ikkagi nõrgemate vastu läbi sõrmede, aga EM-iks ikkagi igaks mänguks ka tippkoondised valmistuvad väga täpselt ja selles mõttes saab olema suur proovikivi meie noortele mängijatele, et nad on suutnud võib-olla särada teatud olukordades seetõttu, et oskused on head, aga nüüd, kui on kõik teada vastastel, et kuidas siis see õnnestub ja tegelikult on ju mitmed siin eestlased ka Itaalias mänginud ja selles mõttes läbi ja lõhki teada, et siin eile õhtul ka siin Sander Vene ikkagi itaallastega siin kätles ja kallistas päris palju, kõik on vanad sõbrad, Henri Trell ju tegelikult on samuti kõikidega vana tuttav, et kui ta siin Itaalias mängis, ta ei ole küll Itaalia koondislastega koos mänginud, aga ta on samas agentuuris olnud, ehk siis samad esindajad ja nendega ikka palju kokku puutunud. Henri Trelli teatakse kindlasti hästi, no Kaspar Treier siin ka kõigiga tuttav, aga tema muidugi kaasa ei mängi. No Kaspar Treieriga intervjuud tehes, siis mina soovitasin tal pingi otsa pealt itaalia keeles hakata sõimama seal vastaseid väljakul, et see võiks vähe üllatusmomenti tuua, aga Treier arvas, et sellise publiku sees läheksid tema sõnad kaduma, aga ta lubas endast parimat. Nii, aga tuleme siis Itaalia koondise juurde tagasi ja just võtame selle Rannula jutu ette ja mis sina arvad, et ma tean, sa oled suur Danilo Gallinari fänni või mänguoskuste fänn, et mis sa arvad, kui palju tema puudumine rolli mängima hakkab? Selles mõttes, et eks kindlasti sellise mängija puudumine mõjutab, aga nagu on tegelikult siin eelmises saadetes ka öeldud, et kvaliteeti on Itaalial, pink on pikk ja selles mõttes ei ole nii, et nüüd tuleks selgelt aste nõrgem mängija asemele, et ikkagi sarnase kvaliteediga, võib-olla mitte päris nii kogenud mängija, aga keegi asendab. Kõik mehed on parimas vormis, nii et selles suhtes ütleme nii, et ma arvan, et tänaseks juba ka vaimselt on itaallased sellest üle saanud, et Gallinari tõesti ei ole ja peame teiste meestega hakkama saama ja võib-olla isegi mängib mingil määral väiksed trumbid kätte, saavad veel kiiremat korvpalli mängida itaallased lühema koosseisuga, et tänane mäng näitab. Toome natuke Itaalia koondise numbrid ka välja, et siin MM valikmängudes ka Rannula intervjuust läbi käinud Simone Fontecchio selgelt tiimi liider oli 2 mängus siis keskmiselt 20,5 punkti, 5,5 lauapalli ja 4 söötu, et need on ikkagi täiesti eliitnumbrid. Jah, et Fontecchio kindlasti on võistkonna liider, talle on ka, ütleme nii, et rohkem lubatud võib-olla kui teistele, et
itaallaste jaoks ei ole kindlasti ootamatu, kui ta selliseid ka raskemaid lahendusi ette võtab, et selles mõttes itaallastel võiks öelda, et rünnakul ikkagi kindel liider olemas. Ja kui me vaatame numbrid ka mitte vaid kontrollmängudest, siis Itaalia koondis proovis väga laia mängijate ringi nendes kontrollmängudes. Lõpuks see 12 siis settis välja ja ütleme et viimased MM-valikmängud, seal mingeid üllatusi ei olnud, et kes need liidrid olid, täpselt need samad nimed, mis Rannula jutust läbi käisid, et Nicola Melli siis keskmiselt 14,5 punkti ja 5 lauapalli näiteks ja siis tulevad juba Marco Spissu ja viskav tagamees Stefano Donut ja Nico Mannion. Nii et raske saab olema, aga üks asi, mis mina statistikast välja vaatasin, on see, et on mingeid mehi, keda ei tohi kolmesel üldse vabaks jätta. Üks on see sama Fontecchio, kes MM-valikmängudes viskas 60% kolmeseid ja kontrollmängudes 50%, ehk siis kogu suve protsent on mehel seal 50-60 vahel. Ütleme nii, et selline visketabavus on kindlasti ka täna üks võtmesõnasid selles mõttes, et loomulikult, kes paremini viskab ja rohkem viskab, et see võidabki mängu, aga just ka sellest seisukohalt, et kui me võtame nüüd korvialuseid mängijaid Itaalial, kas või Mellit, siis Melli tegelikult armastab ka eemalt visata ja nüüd ongi küsimus, et kui hästi ta viskab, kui hästi suudavad meie pikad temaga välja kaasa minna ja siis samamoodi ka sealt katete puhul vahetused, läbiminekud, kuidas need lahendatakse, et Fontecchio sealt ikkagi lihtsalt viskele ei pääse ja me tegelikult teame, et ta suudab ka raskeid viskeid ära panna ja teistpidi, kui tulla siis Eesti koondise juurde, et ikkagi siin esimeses mängus kohe saaks sellise hea viskekindluse kätte ja visked kukuksid, et eile siin treeningul jälgisin, et päris hästi meestel visked läksid, aga üks asi on loomulikult treening ja teine asi on mäng. Ja rääkides veel kolmestest, siis lisaks Fontecchiole seal MM-valikmängudes Melli ja Marco Spissu üks mängujuhtidest siis suurepäraselt kolmesid tabasid. Üks, kellel on olnud kogu suve kolmestega probleeme või kaugvisetega, on see sama Nico Mannion, aga tema trumbid ilmselt tulevad teistes elementides välja, et võib-olla tema on siis see mees, kellel lasta võib-olla vähe lihtsamalt visata, et tema pealt aidata ja kuna mehel läbimurre ka nii ohtlik, et siis võib-olla esialgu samm tagasi astuda, et vaadata, kui paneb esimese kolmese ära, siis saab peale minna. Jah, ma arvan ka, et need asjad on kokku lepitud võistkonna siseselt, et kelle vastu ja kuidas siis tegutsetakse. Huvitav saab olema võib-olla jälgida ka seda, et kuidas nüüd eestlased ise rünnakul tegutsevad, et kas otsivad sealt rohkem korvi alt läbi või millised lahendused on siis otsitud, et loomulikult Melli, kes siis justkui on selline võib-olla liikuvam ja armastab rünnakul eemalt visata, ei tähenda, et ta nüüd ei suuda kaitses korralikult seal korvi all prõmmida, nagu öeldakse, et selles mõttes vaatame, mis Eesti treenerid välja mõtlesid ja kuidas siis meie mängijatel läheb. Aga tõmbame siia otsad alla, sest eile me OpTibeti koefitsiendid läbi käisime juba tänase päeva kohta, kes tahab nende kohta kuulata, vaadake meie eilset saadet, selle lõpuosa. Ja oleme siis õhtuseks mänguks valmis, puhkame korralikult ära, fännid samamoodi, pange korralik pidu seal Milano Mediolanum Foorumi tribüünidel püsti, vaatame, mis saama hakkab. Pärast mängu meie kogume uue info, et olla homme saates taas informatsiooniga relvastatud. On nii, Maks? Just, nii et pöidlad pihku! Yes!